Ei teagi, kust alustada. Kiiruse podcast on jälle teiega üle mõne nädala. Kanadas maha sõidetud selline GP, et hoia mütsi kinni. Ja Kimi Antonellile järjekordne võit. Lewis Hamilton suutis ikkagi vana sõbra Max Verstappeni ära lükata ja lõpetada teisel kohal ning Max Verstappen Red Bulliga 3. kohal. No kurja, Raiko, see oli sõit. Tead, mis selle sõidu juures kõige ägedam oli või? Ma ei ole enne veel sellest kümlustunnist Formel 1 vaadanud. Ja me oleme just lõpetanud siin Stalla hoovi peal siis sellise järjekordse ühisvaatamise Eesti hetke suurimalt mobiilselt LED-ekraanilt 28 ruutu, suurem kui Raiko esimene korter ja põrandapinna poole pealt ja see oli äge ja päris palju inimesi oli kohal ning tõepoolest meil oli siis ka, mis see oli see pesupidu oli kohal ja käidi nii Soome saunas kui Tünnis, aga jah, ma seda Randomere ettevõtmist ja television.ee see ekraan. Pagan, see on nii terava pildiga. Me korra proovisime ära ka need kõik feature'id, mida F1 TV pakub ja põhimõtteliselt Margus küll ei saanud, aga mina, kui ma meetri lähemale astusin, sain ära lugeda ka seda raadioside teksti sealt. Aga meil on jah selline meeldiv õhtu selja taga koos Siidrifarmi purgijookidega. Ja nüüd lähme Red Bulli lainel siin oma stuudiost edasi. Ja vaata, kui huvitav on see, et meie hooaeg ei ole nii nagu ka etapid on erinevates kohtades, on meie stuudio on erinevas kohas, on ühisvaatamised erinevas kohas ja meil on teile veel palju üllatusi tulemas, aga lähme siis korra selle nädalavahetuse juurde. Sprindi GP oli ju see nädalavahetus, see oli nii-öelda, tegelikult ta ei ole kuidagi pikem, aga tahaks öelda pikk nädalavahetus sõitjatele. Jah, ehk siis üks vabatreening, sprint, sprindi kvalifikatsioon ka loomulikult ja Montrealis ju tegelikult sprinti, kas nüüd üldse, aga seal ei ole sõidetud. Ei ole sõidetud. Ja see tegelikult teeb selle asja huvitavaks, sest see rada ise, Jules Villeneuve'i nimeline ringrada, mis siis asub Montrealis, Montreali 1976. aasta olümpiamängude Sõudekanali ääres. Just. Seal oli paadiga inimesi täna. Ja seal on siis tegelikult sellist nagu loodust päris palju ja kui me loodusest räägime, siis tõepoolest Alex Alban oli see, kes siis ühele groundhogile või kuidas siis metsaümis ja mis ta selline eestikeelne nimetus on, pihta sai. Haned on seal täiesti tavapärane asi ja muidugi mida hästi huvitav jälgida on see, et see rada tegelikult, kui ma õigesti mäletan, isegi lausa veel sprindisõitudes ja kvalifikatsioonides oli endiselt veel tolmune, et tegelikult isegi sõidujoon, mis tähendab seda, et näiteks kui sõitis kvalifikatsioonis Fernando Alonso seina, siis oli ka see, et ta läks sealt äärest ikkagi nagu võimalikult palju rada laiemaks tegema ja niipea kui ta pidurit vajutas, siis olid rattad selle libeda osa peal plokis ja siis oli see Aston Martin seal seinas ka. Aga jaa, pikk ja toimekas nädalavahetus. Mina isegi ei oska öelda, et kas me, võtame korraks, ma otsisin välja sprindi kvali tulemused. Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Hadjar, Lindblad, Sainz. Ja ma hüppaksid kohe selle tegelikult ka... No me peame sprindist rääkima. Jah, ma hüppakski sprindisõidu juurde. Ja, sest sprindisõit oli ikkagi miski, mis näitas väga selgelt ära, et Mercedesest Toto Wolffil meeskonna pealikul lihtsad ajad ees ei oota. Me läksime siit tegelikult viimane kord ka ära teadmisega, et ega Kimi Antonelli on hea soos ja George Russellil ei ole lihtne ja Montreali rada ajalooliselt on olnud see, kus Russell on olnud hea. Ja ka seal on hea olnud ka Lewis Hamilton, aga ta ütles ka, et Miami pole minu rada. Ja päris paljud spetsialistid on öelnud, et kui sa tahad tulla maailmameistriks, siis sa ei saa öelda, et mulle see rada ei sobi, siis sulle peavad kõik rajad sobima. Et see oli selline tõestamise koht ja see, mis tegelikult sprindis toimus, sädemeid lendas mõnuga. Absoluutselt. Ehk siis selgitame. Üldjuhul, kui sprindisõidud, ma ei tea, tohib nii öelda, vahel kipuvad igavamad olema. Väga lihtsal põhjusel, et sa tegelikult pead sama autoga samal päeval sõitma kvalifikatsiooni. Kohe kvalifikatsiooni on ju
ja riske on vähem, aga mis toimub Mercedese meeskonnas sees või siis mida ei toimu. Täna ka mitmel korral sai ikkagi omavahel siin kuskil saunatunnis arutatud, et just kui nagu oleks Rosbergi Hamiltoni ajad tagasi. Seda paralleeli tõmmatakse igal pool. See on nagu selge paralleel, öeldakse ka, et kui Hamilton tuli Mercedesesse, siis justkui nagu Rosberg näitas ära, et noh, need on nagu need asjad, need on need juhtmed, mida sa võid katsuda ja üsna kiiresti see selgeks tegelikult, et see teine poiss on ka päris kiire. Aga Kimis on minu jaoks sellist mõnusat vaibi, et ta on natukene nagu siuke, kuidas ma ütlen, siuke lihtne maapoiss mõnes mõttes. Aga samas korralik kukk. Rajal on ikkagi korralik kukk. Ta on tagasihoidlik, vaikne siukene, annab oma intervjuusid. Ta on ikkagi noor, ta on näha, et ta on roheline, aga raja peal see välja ei paista. Okei, me on tohutult keerutanud, ma kujutan ette, mõned inimesed praegu kuulavad ja vaatavad, mis seal sprindis siis toimus. No toimus see, et Russell läks juhtima ja Kimi Antonelli siis, kuna Russell võitis ka kvali, eks ole, ja Kimi läks teda siis nii-öelda ohustama. Kimbutama. Esimene kord oli selline, mille üle seal on nagu vaidlusi tekkinud, et noh, tal justkui tegelikult oleks võinud isegi õigus vist olla, aga me ei ole kohtunikud, me ei tea seda. Ja see lõppes siis sellega, et Russell surus ta nii-öelda rajalt välja, jätnud talle ruumi. Ja see oli mõnes mõttes selline õnnelik väljaminek, et küll kisa oli Kimi poole pealt päris kõvasti avalikus raadiosides, aga see teine, kui ta nagu ütleme nii, et see oli juba natukene selline, et noh, näha oli, et noorel Itaalia poisil nagu veri hakkas keemas. Mida pagan, et nüüd tuleb vendetta. Espresso macchiato. Ja tuli sealt ikkagi nagu täiesti sellise nagu uskumatu koha pealt üritas sõita, aga siis sõitis ühe kurbi sirgeks ja see ei olnud nagu kõige siledam muru, kus ta tuli. Üle Motorola reklaami. Ja ilmselt midagi võis seal põhjas pihta saada, pluss siis selle pidurdamisega rattad plokis. Ei, no see oli absoluutselt ja siis oligi andis ka Lando Norrisele võimaluse, kes tast mööda läks. Ega see oli ka väga karm koht, kus ta jah, ikka siukest farmerit mängis. Aga see tõmbas nagu tiimis korralikult kired ülesse ja lõppes ikkagi tegelikult sellega, et Toto Wolff sekkus raadiosidesse 2 korral. Ühel korral ütles, et Kimi stop moaning, ehk siis lõpeta virisemine ja keskendu sõitmisele ja lõpus siis öeldi väga selgelt ära, et sellised asju me nüüd nagu tiimi raadiosides ei aruta, et me räägime sellest nagu eraldi ja noh, muidugi samal ajal... Muidugi Kimi ongi nüüd saanud ka korralikult siukest kivisütt oma ahju, Kimi sütt, selles mõttes, et noorel poisil, tagasihoidlikul poisil on tekkinud julgus, mitte ainult rajal sõita, vaid ka välja öelda asju. Siis ta saab aru, et mitte ta ei ole võrdne, vaid ta võib-olla isegi on parem. No see sama asi, et see ikkagi see võistlus nagu selle nimel, et kes on nagu tiimis parem. Et noh, sellele mingil hooaja... Ma ei kujuta ette, mis hetkel see üldse kuhugi piir tõmmatakse, sest et nüüd siis peale tänast Kanada põhisõitu punkti vahe on juba kärisenud päris julgelt, on ju. Ja sinna me ka jõuame, aga meil on veel nii kaua minna. No jaa. Siin võib kõike juhtuda. Me jõuame ka selleni, mis täna üldse juhtus tegelikult. Aga jah, et pärast seda siis Kimi Antonelli, pärast sprinti, Kimi Antonelli, Toto Wolff ja George Russell istusid koos maha. BBC intervjuudes siis Kimi ütles ka ja Russell ütles ka, ei, me mõlemad saime aru, mis me valesti tegime, me leppisime kokku. Enne põhisõidu startida Toto Wolff ütles ka, et jah, et me nagu rääkisime, ma saan aru, et nad on võidusõitnud, nad tahavadki olla parimad ja nad tahavad iga võimalust ära kasutada, kus nad näevad, et võimalus oleks nagu oma kohta parandada, aga me oleme proovinud omavahel just kokku leppida, et te võite võidu sõita, oli tema sõnum. Aga proovigi siis üksteisele mitte väga pihta saada. Et päris nagu papaya rules ei olnud, eks ole, aga lihtne kindlasti ei ole. Ja noh, ma ei tea, võib-olla mul on mingisugune selline sisetunne, aga mul on selline tunne, et nagu Toto küll nagu kõva häälega rääkis sellest, et Kimi võta ennast kokku, aga ma arvan, et nagu üks suunurk oli kergelt nagu üleval pool ka, et ma arvan, ta on rahul sellega, et Kimi sellises positsioonis praegu sel hetkel on, sest tema oli see, kes ju tegelikult piltlikult öeldes võttis vastutuse selle eest, et okei, me võtame selle noore kuke endale meeskonda ja paljud ütlesid, et liiga vara, ega ma isegi kahtlesin nüüd teisel hooajal, vaata, mis poiss teeb. No põhisõidu kvalifikatsioon
oli ka ikkagi selline, et tegelikult need uuenduste pakett või see uuenduste pakett, mille Mercedes siis tõi nüüd Kanadasse, Montreali, oli ikkagi abisidur. Ja, see on üks asi, aga noh, see oli näha tegelikult, et Mercedes on meeskond, kellele tegelikult teistel oli hästi keeruline vastu saada. See oli tegelikult näha sprindis, seda oli näha sprindi kvalifikatsioonis ja seda oli tegelikult näha ka põhisõidu kvalifikatsioonis. Põhisõidu kvalifikatsioon oli tegelikult iseenesest põnev. Kõik 3 sessiooni pakkusid nagu lõpuni pinget välja ja ma ei tea, ma hüppaks kohe sinna päris lõppu ära, kui Russell oli päris raskes seisus ja teised läksid nii-öelda 1 ringi tegema ja tema läks siis 2 ringi tegema ja kõige lõpus 0,00 millegagi Kimile ära teha. Tead, ma arvan, et ta oli nii kindel endas, et peale siis veel ühesõnaga sprindikvalivõit, sprindivõit, põhisõidu kvalivõit, ma arvan, et seal oli ikkagi juba see linn on minu tunne ja Montreali ööklubid olid broneeritud pühapäeva õhtuks koos kõikide šampuste ja tantsutüdrukutega ja Russell läks ülikindla peale, kuni siis ütleme, et stardini või? Jah, no jah, seal stardis läks nagu läks, et seal nagu Oota, enne starti. Tegelikult see kvalifikatsiooni, ma ei tea, kui kaugele me seda kvalifikatsiooni arutame, ongi see hetk, et ülejäänud kvalifikatsioon toimus palju, aga just, et Russell selle nii-öelda napilt ja kõige viimasel sekundil ikkagi kinni pani. See on see, mis jääb sealt ka kõige eredamalt meelde, aga lähme stardi juurde, sellepärast, et sellist stardiprotseduuri ei mäleta vähemalt väga kaua aega, et oleks üldse olnud. Ja võib-olla korra hüppan selle kvali juurde tagasi, et Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen 6 ja Hadjar 7 ja 8 oli kvalifikatsioonis Charles Leclerc. See on ka oluline info. Jah, et see on nagu see top 8. Aga tõepoolest stardis siis meil kõigepealt ei toimunud starte. Meil tehti lisaformatsioone ringe 2 tükki, sellepärast, et ma ei ole küll nüüd kontrollinud, aga see info ja mulje jäi meile sellest, et Arvid Lindblad vehkis käte ja jalgadega oma roolis, et mul masin ei käiki lähe sisse. Mitte mingit muud moodi sul ei ole kohtunikele võimalik märku anda, tulesid ei saa vilgutada. Ja start tõmmati cancelisse ja mindi siis lisaformatsioonile ja sellega ei saadud ka veel paika ja tehti veel üks lisaring. Lindbladi masin lükati, veeretati boksi ära, ta jäi kohe raja kõrvale. Ja siis, kui start lõpuks läks, vaata see oli üks täielik, kui siiamaani me olime harjunud, et ikkagi jälgime hoolega, et kuhu platseerub Kimi, kui tuled kustuvad, siis Russell jäi karpi. Ja tal ei olnud seal mitte midagi teha, ta sai aru tegelikult ka sellest, et kuna tal niigi on neid punkte siin vahepeal natukene väheks jäänud, siis ta ei saanud nagu sõidu alguses kohe nagu tohutut riski võtta, aga tegelikult tead, mis Raiko veel on oluline, on see, et mis selline nagu Pirelli rehviparaad oli. Absoluutselt. Meil oli kolm. Kõik ei olnud. Kõik ei olnud. Vihmarehv ei olnud. Medium ja intermediate. Ja vihma ja hardi ei olnud. Aga sellist rehvi miksi, nii-öelda, kui sul läheb see stardi nimekiri sinna kõrvale koos nende rehvi valikuga, siis ei ole olnud. Oodati mingit vihma, see vihm pigem sadas ära seal, kui masinaid startgridile pandi. Vihmaks on teda ka palju nimetada. Kergel mõelda jah, ta nagu kergelt tibas, aga ta ei olnud nagu mitte midagi hullu. Ja see oli ka siis tegelikult mille peale ilmselt nagu McLaren panustas, eks ole. Ja noh, ütleme nii, et lõikasidki näppu sellega. Absoluutselt. Et üsna kiiresti toodi, kes seal esimesena tuli, kas tuli Piastri tuli esimesena või Norris, ma ei mäleta. Pole väga vahet ka. Et toodi esimesel võimalusel kohe sinna sisse tagasi, et vahetada siis rehvid ära, et saadi aru, et ei, Norris juhtis sõitu ju.
õige, Piastri toodi sisse, Norris juhtis sõitu, sest Norris tegelikult sai ju superstardi ja pääses mööda Antonellist, pääses mööda, Russell jäi sinna tahapoole juba ja juhtis sõitu ja ega oligi aru saada, et see ei kesta kaua, lihtsalt see nagu intermediate on niivõrd pehme, et ta ilmselt hakkas sinna kiiresti alla ära sulema, kuigi temperatuurid ülimadal, mingisugune selline õhutemp oli vist 18 oli pinna või tee ja 12 õhk oli 12, et see oli tegelikult nagu ikkagi päris paha ja siis tegelikult läks Mersu show lahti, kui oli selge, et McLarenil nende intermediate repidega sinna asja ei ole ja jäidki sinna etteotsa. Ma ikkagi mõtlen, et kas Totol on need mingisugused öised higised ülesärkamised nendest samadest hetkedest, kui üks saksa soomlane maailmameistriks tuli. Võib-olla. Samas ma arvan, ta väga naudib. Mina arvan, et Toto Wolff naudib seda sama asja, millest me siin juba rääkisime. Tema otsus oli Kimi Antonelli võtta tiimi. Ja tegelikult see, et nagu tiimi sees toimuvad sellised nagu tervist, sellised nagu ragistamised. Nagu Mersu mootor mingil teisel poolel võistlusest. See on tegelikult täiesti tavaline, kui me räägime sellest natukene hiljem, see on nagu rivaliteet erinevate tiimikaaslaste vahel, aga Antonelli tegelikult ikkagi nagu pidevalt otsis seda kohta. See oli näha, et ta on ikka natukene grammi võrra kiirem oli sellel rajal, mis oli Russellile kindlasti nagu selles mõttes nagu äärmiselt ebameeldiv üllatus, et sa oled harjunud, et Montreal on justkui nagu minu kodu ja minu kindlus, et siin ma olen alati nagu hästi esinenud. Ja nüüd siis tuleb see sama noor kukk, kes ütleb, et tegelikult George, need asjad ei ole nii. Me ei tea seda tausta, kui palju George on just selle sama asja pärast, et see rada on Russellile sobinud, ta on seal neid võitusid võtnud ja nüüd Kimi võib-olla nühkis seda simulaatoris. Sellest meil ei räägita. Sellest meil ei räägita, aga kogu selle üritamise käigus tegelikult, olgem ausalt, Kimi ikkagi pani hullu ja absoluutselt kindlasti kulutas rehvi rohkem. Kindlasti. Pidurdas neid kandiliseks. Aga vaatamata sellele ta suutis ikkagi seda liidri kohta ka enda kätte võtta, aga tegelikult mis juhtus see, et ühel hetkel siis oligi kõik, vaatan täpselt ära, kuna meil Silver on teinud suurepärase ülevaate, 22. ringil läheb see Antonelli liidriks, eks nad seal omavahel pusisid päris kõvasti ja 30. ringil siis Mercedese mootor lõpetas koostöö ja George Russell jäi raja äärde. Ja seda kehakeelt vaadates. Oi, see oli vihane Briti aadlik. Kõikidest nendest Mercedese mootoritest, mis seal rajal oli, pidi just tema oma otsa saama täpselt sellel hetkel. Ja. Me ei saa oletada neid olekseid. Me võime siin nüüd mõne minutiga kiiresti kokku võtta selle, et kui Russell jäi tehniliste probleemidega raja äärde. Antonelli läks oma teed, sõitis rahulikult justkui lõpuni ära, võttis võidu, aga tema selja taga läks veel hastlimiseks. Sest seal olid kaks vana sõpra. Max Verstappen, kes tegelikult oli teinud väga korraliku esituse, arvestades seda, et see kvalifikatsiooni tulemus oli see oli ka nüüd lõpus viimasel ringil ta suutis ikkagi Hadžarist ettepoole tulla, et ta oli teisel kohal, aga Lewis Hamilton, kes pidevalt oma siis võistlusinseneriga suhtles, ütles, et come on, Semu, et mul ei ole siin, ma annan mulle rohkem jõudu mootorisse, eks ole, et ja lõpuks ta ilmselt sai juba tahtmise, pääses mööda ja ega selles mõttes see ei olnud lõpuni võitlus kohe selge, sellepärast et Verstappen on ka ikkagi selline, kui tal ikkagi veremaitse suus on, siis ta nagu hoiab sust hammastega kinni, aga jäi nii ja oligi Antonelli, Hamilton, Verstappen, Leclerc ja peab tunnistama, et kui me siit vaatame veel edasi, Franco Colapinto 6. koht. Aga meil olid mõlemad alpiinid punktidel. Ja
mitte ükski McLaren ei olnud punktidel, sest Norris katkestas siis käigukasti probleemi tõttu ja Piastril olid ka erinevad probleemid võetud. Seal mingi hetk isegi öeldi, et tule ja we will retire the car. Aga tuli rajale tagasi ja suutis lõpetada 11. kohal, punkte ei saanud, nii et McLarenile väga korralik tagasilöök pärast edukat Miamit. Ferrari nädalavahetus versus McLaren, kui me nii võtame. Ja, et Ferrari tegelikult oli tubli. Ja punktiseis Kimi Antonelli 131, George Russell 88, Jõhker. Charles Leclerc 75, Lewis Hamilton 72, Ferrari positsiooni omavahel, Norris 58, Piastri 48, Verstappen 43 ja 7. koht. Ükskõik milline Formel 1 fänn või endine fänn või tulevane fänn ütleb, mulle väga meeldib 26. hooaeg. See on väga hea, see on väga hea hooaeg. See on parim hooaeg, kus üldse alustada eestikeelse podcastiga Formel 1-st. Absoluutselt, me oleme õigel teel. Aga nüüd siis pikemalt, et jah, kui nüüd vaadata seda Montreali võistlust, siis ma pean tunnistama, et ikkagi tegelikult Mercedes tegi ära enam-vähem selle, mida nad tegema tulid. Hüppame korra Mercedese juurde selles mõttes ka, et McLaren ja Mercedese mootor, kui me vaatame kvalifikatsioone, kui me vaatame üldist kiirust, siis me oleme endiselt selles kohas, kus Mercedese mootor on käesoleval hooajal A ja O. Lihtsalt alguses eksiti refi strateegiaga McLareni poolt, põhisõidus siis. Ja teine asi oli see, et kuigi ühel hetkel me räägime, et kui oluline on see mootor, siis tehniliste probleemidega jäid raja äärde 2 Mercedese mootorit, üks küll käigukastirikkega, aga but anyway. Ja muuseas, ega meil ju 6 katkestanud seal nüüd, kes meil sai hooga pihta, kes need seal kokku käisid oma vahel? Aita meenutada. Hooga pihta. Meil sõideti teine Williams raja äärde, jahutuskatki. Albon. Just. Lindblad jäi raja äärde. Ja. Aga Albon oli see, kes sai ju, kelle jahutus ära lõhuti, ehk see oli ka ainukene siukene nii-öelda crash, aga mingid suuri nagu õrnad kollased lipud ja kõige pikem aeg oli see, kui Russell raja ääres oli. Ülejäänud lapati väga kiiresti kokku, aga tead, mida ma tähele panin? Palju segadust ka nende selle kordustardi protseduuri ja kõige sellega. Tohutult palju neid notid olukordi ja 10 sekundi karistusi ja punaseid ja kollaseid hüüumärke. See oli nagu huvitav, et kas tõesti niivõrd tipptasemel juhte lööb rivist välja siukene alguse nagu virvarr. See on üllatav. Võib-olla tegelikult ka see, et see rada ilmselt pakub ka võib-olla natuke rohkem, et vaat seal on nagu see, et sul kuskil väga nagu pikaks lasta ei ole. Ja eksimisruumid ei ole ja võib-olla siis ongi nagu tihtipeale toetad sõbra õla peale. Aga jah, ja võib-olla katkestanutest kõige selline huvitavam katkestamine oli Cadillac ja Sergio Perez, kes siis boksi teele tulles lihtsalt parem esiratas. Me ei näinud seda situatsiooni. Aga me ei tea, mis seal enne oli. Ja me ei tea, mis seal enne oli, aga ta ilmselt ise tundis juba mingit vibratsiooni või midagi, mida meil raadiosidest ei öeldud, ja siis maha pidurdades parem esiratas left chat, ehk et vedrustus seal mingid tõõtsoovad, mida iganes, mis seal küljes on kõik, andis järgi, lonkas sinna ära, remontima teda ei hakatud rajale tagasi nii-öelda testsõiduksi saadetud, et kummaline olukord. Aga juhtub seda ikkagi väga roheline võistkond. Uued võistkonnad õpivad selles asjas ja nii-öelda miksis sees olemist. Aga ma ei tea, mida me võiksime pikemalt teemaks võtta seekord? Võib-olla ikkagi jah, seesama nagu rivaliteet tiimikaaslaste vahel, et
seekord tegelikult Kanada lõppes nagu selles mõttes positiivselt, et Mercedese poisid küll proovisid üksteist trügida ja nügida ja eks seal selliseid nagu sprindisõid kaasa arvatud hetki oli päris palju. Möödunud aasta me mäletame, kuidas Lando Norris üritas Oscar Piastrist läbi sõita. et mõist hetkel on pooleli üks vormel 1 raamat, mis siis ka nagu läbi ajaloo kerib mingeid väga huvitavaid situatsioone. Ja seal on siis muidugi räägitud väga palju siis sellest nii-öelda nagu Senna ja Prosti vastasseisust, kui Prost uuesti tagasi tuli ja ütles, et oli oht, et Williams siis satub uuesti Sennaga koos sõitma, sest ütles, et ükskõik kes, aga mitte Senna, et ma ei taha Sennaga koos mitte kunagi enam kuskil sõita, sest Senna oli nagu ikkagi nii kompromissitu, et kui Prost ütles, et kui ma saan aru, et maailmameistri tiitel on oluline, aga kui tema on valmis selle nimel surema, siis olgu nii, eks ole, et mina seda ei ole valmis tegema. Et see on nagu selline, et see on tegelikult ikkagi läbi ajaloo hästi-hästi selline oluline olnud ja kui me täna mõtleme täpselt selle peale, et Russell, me oleme sellest ka varem rääkinud siin, oli nagu nii kindel, et ma võtan endale selle maailmameistri tiiti sellel aastal ära, et tingimused selleks on ju loodud, et keegi ei vaidle vastu, et Mercedese jõuallikas on ikkagi sellel aastal kõige paremini hetkeseisuga ette valmistatud jõuallikas ja ma ei usu, et ta ei osanud arvestada sellega, et Kimi Antonelli on ka nagu meeskonnas olemas, ta teadis seda väga hästi, ta teadis kõigist nagu kõige paremini seda, aga see kiirus mida täna nagu Kimi suudab näidata. Samas Kimis on sellist nii-öelda nagu, kus ma ütlen sulle, ikka natukene nagu sellist nagu kollanuka vaibi on ka. Ta võib-olla võtab natukene selliseid mingite kohtade peal tarbetuid riske ja tal on natuke õnne ka sellega seoses olnud. Tal siiamaani, tal ongi väga õnnelik hooaeg, muidugi me oleme, 4., 5., me oleme nii alguses. Me oleme nii alguses, siin võivad kõik kaardid veel teistpidi minna, aga George Russelli frustratsioon, kuidas see nii-öelda kaelatugi sealt autost lendas kaugele välja, et miks kõikidest nendest mootoritest, mis siin rajal on, miks kõigist nendest Mercedese mootoritest lihtsalt minu masinal jõud ära lõpeb poole sõidu pealt. Ja tegelikult me ei tea, mis oleks, ma mingisugune loll tunnetus ütleb, need 2 hullu oleks veel omavahel suutnud mingisuguse jama ka seal korraldada. Nad olid poole peal, see võistlus oli poole peal. Neid olukordi oli juba nii palju, me arutlesime ju seda, et kumb nüüd esimesena boksi kutsutakse. Kuidas see strateegia mängitakse? Kas samal ajal võib liidri peale, eks ole ikkagi. Tavaliselt ongi ja see on nagu liider valib nii-öelda. Ja kas sealt võib tekkida ka mingi olukord, kus üks käib boksis ära, teine saab mingisuguse kollase lipu või ohutusautoboksi peatuse. Kõike oleks võinud veel juhtuda, aga oleksid ei loe. Kimi Antonelli on hetkel nimi, ma arvan, kõigi spordiajakirjanike suus, kes vähegi tehnikaspordiga tegelevad. Ma arvan, siin ka kergejõustiku ajakirjanikud teavad, kes on Kimi Antonelli ja just läbi selle hooaja alguse, mis praegu toimunud on. Ütleme nii, et kui me vaatame veel neid tiime, kus selline nagu võistlus käib, loomulikult Ferrari, eks ole. Et tuleb tunnistada, et Lewis Hamilton tunneb ennast sellel aastal autos tunduvalt paremini ja see tänane päev, ta on ka ajalooliselt olnud sellel rajal hea, et talle nagu sobib nagu ka Max Verstappen. Aga 3 punkti vahe praegusel hetkel Charles Leclerc'iga ja Charles Leclerc täna on ikka täiesti nagu endast väljas. Ta ju tegelikult piltlikult öeldes saatis oma võistlusinseneri pikalt, ütles, et ainult vajalik info mulle edastada. Kuni viimaste ringideni, palun vaikus. Ta tundis seda, et kuna see, millest see käima läks, oligi see, et öeldi, et Hamilton on nii kiire, eks ole. Ja see on põhimõtteliselt nagu lõikad haava lahti ja paned nagu peoga jäme soola sinna sisse. Minu küsimus on ka see, et neil oli Max veel vahet too hetk või ei, siis ta ei olnud veel Maxist, ei olnud veel Lewis mööda läinud. Vahet ei ole. Tead, vahet ei ole. 2 autot sõidavad, neil oma vahel oli mingites sekundis stopperiga mõõdetav vahe on ju. Ja siis sinu võistlusinsener ütleb, et kuule nii mööda minnes, muidu sul see võistkonnakaaslane sõidab päris kiiresti.
fuck yeah, ma olen nii õnnelik, et ma sain seda praegu teada. Mul ei olnud seda informatsiooni, see on nagu demotiveeriv jutt. Ma ei taha kõike seda infot, tõesti ei taha, aga see dünaamika, ma just mõtlen ka, et Charlesil on ju olnud ju pikalt üks sama võistlusinsener. Kuidas nende dünaamika nüüd on ka, kas Charles on tõesti nii raskes kohas, et ta isegi talu seda kõike, mida talle tahetakse nagu heatahtlikult edastada? Noh, eks ta tunneb ennast nagu selles mõttes ka natukene võib-olla kehvasti, võib-olla vale sõna, aga kui sa mõtled nagu nii, et kui ustav ja lojaalne on Charles Leclerc olnud Ferrarile absoluutselt läbi kõikide nende raskuste ja asjade, et noh, ja selles valguses tegelikult aina rohkem ja rohkem räägitakse ka sellest, et noh, punkt 1 on see, et kui Max Verstappen ühel hetkel ütleb, et I'm done. Ma lähengi nüüd neid Nürburgringe sõitma. Jah, mis iseenesest tegelikult, me seda ei ole puudutanud, aga see oli ka üks selline päris äge ettevõtmine ja püüdis ikkagi tegelikult maailma tähelepanu väga palju, aga kui ta läheb, eks ole, kes tuleb sinna asemele? Ja kuhu ta läheb, eks ole? Noh, jälle oli jutt, et noh, Montrealis nähti siis Mersu Hospitality alas Toto Wolffi ja Jos Verstappenit nagu pikalt ja mõnusalt omavahel lobisemas, et noh, sellest tahetakse alati nagu märke välja lugeda, aga siis ongi küsimus selles, et kaua Charles Leclerc nagu selles mõttes nagu seda noh, ta on kogu aeg oodanud seda, et ta ei taha ka olla tegelikult kõige valusam. Charlesi puhul on ka see, et ta ei taha olla üks nendest vormel 1 suurtest nimedest. Noh, kuidas ma ütlen? Sa ei taha olla David Coulthard. No okei, ütleme nii, et noh, Charles läheb, aga kuhu ta läheb? Kus nagu tekivad kohad, eks ole? Aston Martinis. No selle peale ütles üks Briti vormeliajakirjanik ütles hästi, et raha tal vaja ei ole, ta ostis endale just uue jahi. Just tõsi. Et jah, raha pärast tal ei ole vaja kuskile minna, aga tal on ikkagi tegelikult täna nagu tulemust ja kui ta täna nagu ilmselgelt kipub oma tiimikaaslasele mingisugusel hetkel alla jääma, siis sealt ongi nagu hästi keeruline edasi minna ja siis ongi küsimus, et kuhu sa lähed? Okei, kas Red Bull on nagu pikas plaanis nagu hea shot või? Ma ei tea. McLaren tunduks praegu... Räägime igasugustest põnevatest uudist, mis siin vahepeal veel on toimunud. Ega siin ju Christian Horner käis Hiinas, kohtus BYD esindajatega. No jah. Me ei tea. Christian, hello Charles, it's Christian here. Järgmise. Ei, ma olen suga Kuule, kui sa võtad selles mõttes punane auto ja kollased tähed sinna peale teha. Puhas Hiina. Et tegelikult ma olen suga Raiko nõus, et ega Leclerc'il kindlasti see tunne ei ole nagu hea, et noh, sul ma ei tea, üle 6 aja saadab Kimi Räikkönen, saadab sulle sõnumi, et ma olen endiselt viimane Ferrari maailmameister, eks ole. Ja see on 2003. aastast. 7. Jah, 7, vabandust. Aga... Kohe saab 20 aastat või? Jah. Jeesus. Et noh, kaua sa tegelikult nagu kannatad ja sa oled nagu olnud nagu ikkagi... Me saame varsti Kimi Räikkönen 20. anniversary pidada. Ei, no ongi, et... Täitsa lõpp. Aga noh, ma ütlengi, et aga ma ei näe nagu täna nagu kohta, ainuke variant on see, et ütleme nii, et kui Max Verstappen ütleb mingil hetkel, et ma ei tea, et mulle ikka see värk ei sobi, eks ole. Kuigi praegu ta paistab, et ta nagu pigem on nagu sellises rohkem nagu rahulolevas faasis, aga juhul kui juhtub nii, et okei, siis võib-olla vangerdatakse mingi nipiga Piastri Red Bulli, eks ole, Red Bullist McLarenis jääb vaba koht, noh, aga siis on jälle see, et siis sa pead hakkama pusima seal Lando Norrisega, eks ole. No ei tea, aga jah, et ega Charles Leclerc, no mine sa tea, võib-olla selle aasta jooksul veel juhtub midagi, aga see pilt hetkel nagu võib-olla tema vaatest, ärme jäänud nagu sellesse etappi kinni, et aga on päris põnev. Et noh, ma olen nagu täiesti 100% nõus, et see aasta 2026 on pakkunud ikkagi väga, väga palju ja mul on äärmiselt hea meel, et me ei ole tänase saate jooksul kordagi neid tehnilisi asju puudutanud ja peab tunnistama, et Montrealis tegelikult see kuidagi ei häirinud ka enam kedagi, vähemalt sellest ei räägita enam kõva häälega. Kuidagi paika on loksutatud see asi. Jah,
et selles mõttes mis meil on nüüd siis 5 etappi sõidetud? peaks vist olema Ja oleks võinud olla 7. jah, oleks võinud olla 7 Ja 24 on või? 24 on kokku, 22 siis on praeguse hetke plaaniga. Me oleme ikkagi kind of hakkame kolmandikule lähenema. Ja. Aga ma ei oska, ma ei midagi ei taha ennustada. Ei, ma olen täiesti veendunud, et siin hakkab veel juhtuma ja ma arvan, et George Russell on nüüd kõik vabad hetked ikkagi sedasi nagu F1 filmis Brad Pitt, hotellitoas, kätekõverdused, kaelalihase treeningud, mentaalsed vastupidavusraamatute lugemine ja nii edasi. Elupahedest loobumine. No ja kuhu me lähme? Me lähme ju tegelikult mitte Miami'sse, vaid Monacosse. No. Wow. Charles Leclerc ja Ferrari. Kurja. Ja ma arvan, et läheb veel põnevaks järjekordne tänavarada. Montreal ei ole tegelikult oma olemuselt tänavarada, ta on lihtsalt rada, mis meenutab tänavarada. Ja kusjuures ma ütlen ausalt, mulle see nädalavahetus ja see etapp nagu meeldis tohutult ja võib-olla mul on üldse võib-olla laiem mingisugune Kanada hullus, aga tegelikult ei tea miks. Kas te olete valmis vaatama TV3, kallid vaatajad? aga tegelikult see oli äge rada. Üldse kogu nädalavahetus oli tõesti, see oli väga hea. See kõik klappis hüppan sinna nagu algusesse tagasi, et Russell tuli, pani ühe asja kinni, teise asja kinni, kolmanda asja kinni. Kujutate ette, täna öösel mees magas, ta võeti siin intervjuud, väikene vihm, 100 silma, ta oli seal kapuutsi all, tuul puhus 12 kraadi, aga tal oli selline enesekindlus. Tal oli nagu nii tugev enesekindlus nagu APA Eurovisiooni laval. Ja siis põmm, mikrofoni tööta. Poole laulu pealt. Pead ilma võimendit lõpuni panema. Ma jään korra vaatama seda, mis puudutab meie neid nii-öelda uusi tulijaid ja ka Williamsit, eks ole. Ega tegelikult tuleb tunnistada, et see nädalavahetus ikkagi nendel uutel väga siin ettepool asja ei olnud. Et kuigi Perez siin suutis teha tegelikult sprindis päris korraliku esituse, Alonso sprindi kvalifikatsioonis tagas endale hea koha ja siis põrutas seina, et ka nagu mingisugune selline kiirus ei ole olemas ja tuletame meelde, et Aston Martin jätkuvalt tuleb etappidele ilma ühegi uuenduseta. See on ka päris huvitav lähenemine. Kas mängitaksegi 27. hooaja peale? 27 või siis äkki ikkagi üritatakse pärast summer breaki nii-öelda aga mida sa teed seal rongist maha jäänud? No teed uue auto. Teedki 27. auto tegelikult, mida sa siis hakkad hooaja teine pool see aasta testi. Ka see on võimalik variant. Audi ka ei midagi erilist sel nädalavahetusel, et pigem nagu ütleme nii, et Montrealis siis olid suuremalt ja rohkemalt pildis vanad tegijad. Kindlasti. Suur nelik. Kindlasti. Nii et mis nüüd? Nädal pausi? Järgmine nädalavahetus ei pea vaatama vormel 1. Või vaadata Jaapani rallit. Muuseas, vaadake järgi ka Indy 500 0,0-dega tuldi seal üle joone ja ega siin oli ERC nädalavahetus, siin oli Soome rallit, et mootorisporti on küll ja veel ja kindlasti soovitusi sinna juuni keskpaika, et 13-14 juuni Karksi nuias külgvankrit ja quadracerite MM, kus kui vormel 1, vaatame, millal siin Pauli kuskil vabatreeningul lastakse või millal Kolapintol siis ükskord kõht lahti on. Aga quadracerite poolest on meil vägagi suur võimalus käesoleval hooajal Kevin Saare näol saada maailmameister. Äge, nii et minge koha peale vaatama. Nautige mootorisporti igal võimalikul hetkel, olenemata sellest, kas te teete sauna või mitte. Et kõik on tervitatud, igasugused distsipliinid. Meil on ju siin veel juuni alguses tegelikult Keekum siis Lätti tulemas motokrossi maailmameistrivõistlused. MotoGP on nii uskumatult äge olnud see hooaeg ja just olid ka Eesti või õigemini Baltikumi motoringraja siuksed testihetked ja
väga kiiret aega näitas seal Mihkel Osula ja Osula põhimõtteliselt nad võtsid Ducati viimase mudeli poe seades. Mihkel ütles, et peale esimest testipäeva, et mul oli isegi veel see pasuna nupp küljes, et kui tahtsin, siis võisin rajal teistele signaali lasta, et kondlitele tõmmati põhimõtteliselt uus värv ja klepsud peale, et vedrustustki veel ei jõutud seadistada, nii et kõiksugust ringraja sporti ja muud motorsporti siin saab küll ja veel olema läbi terve selle aasta ja palju üllatusi on kindlasti ka pakkumas rallimaailm, nii et nautige seda. Kiirus, over and out.